19. sajand oli kiire linnastumise transporditehnoloogia arengu aeg, aga vaatamata nendele muudatusele võeti eeskujuks endiselt mineviku arhitektuurist. Osalt sellepärast, et romantism, mis samuti samal ajal levis, imetles väga minevikku, aga see oli ka lihtsalt harjumuse pärast. Nii et historitsistlik arhitektuur on arhitektuur, mis jäljendab vanaaegseid arhitektuuristiile. Siin tuleb jätta meelde, et kuigi ka klassitsism jäljendab minevikku, ei loeta seda historitsistlikuks arhitektuuriks, vaid historitsistlik arhitektuur jaguneb näiteks neobarokiks, neogootikaks, neorenessansiks ja nii edasi. Ja need neostiilid hakkasid levima umbes 1820. aastatest, aga neogootika oli Inglismaal juba 1750. aastatest hakanud levima. Siin me võime näha sellel pildil Pariisi ooperiteatrit, mis on siis neobarokne, et ta on baroki stiilis, tal on hästi palju erinevaid kaunistusi ja nii edasi, need sambad ja kõik muu, aga ta ei ole ehitatud selle all, kui barokk oli moes, vaid siis hiljem. Või siis järgmine näide, et ka Eestis levisid neostiilid, aga näiteks, mis meil oli teistmoodi oli see, et kuna Eesti kuulus Vene impeeriumisse, siis Vene tsaarid soosisid seda, et ehitatakse õigeusu kirikuid Vana-Vene stiilis. Nii et see on Vana-Vene stiilis Aleksander Nevski katedraal, mis asub siis Toompeal Tallinnas. Ja ka näiteks Inglismaal ehitati hooneid neostiilides ja see on parlamendi hoone Londonis, mis ta on muidu suhteliselt klassitsistlik, selline korrapärane ja nii, aga mis teeb ta neogootiliseks on see, et ta kasutab gootika elemente, et igasuguseid väikeseid tornikesi ja selliseid asju. Ja lisaks 19. sajandi teisel poolel hakkas levima selline asi nagu eklektika, mis on erinevate stiilide segamine ja uute elementide lisamine, ehk siis võeti mingi vana stiil, võeti mingi teine vana stiil, need pandi kokku ja siis võib-olla lisati veel midagi. Ja see on historitsistlik arhitektuur.